Kas on võimalik elada juudi kombel ja seista juutide eest, jätkates samal ajal karjääri kunstivaldkonnas? Põlvkondade jooksul on Ameerika juudid mänginud suurt rolli Hollywoodis ja teatris, kuid vaid harva kasutasid nad neid platvorme, et seista juudi huvide eest või kasutada oma loomingut selleks, et selgitada või esile tõsta juudi elu kui midagi, mida tuleks tähistada ja pidada normaalseks. Mitte käsitleda seda vaid traagilise taustana või millestki, millest tuleb loobuda, et saada tõeliselt ameeriklaseks. Ja pärast 7. oktoobrit ning sellele järgnenud antisemitismi peavoolustumist on juutide kustutamine ning Iisraeli demoniseerimise omaksvõtt muutunud tavapäraseks. Aga üks Hollywoodis üles kasvanud juudi kunstnik püüab seda suundumust ümber pöörata. Sel nädalal saates Think Twice räägime näitleja, kunstniku ja taskuhäälingu tegija Jonah Plattiga sellest, mida tähendab olla juut tänapäeval. Tere tulemast saatesse Think Twice. Juudid on olnud Ameerika popkultuuris kõikjal juba üle sajandi. Tegelikult võib öelda, et nad sisuliselt leiutasid Hollywoodi. Aga väheseid neist, kes seda tegid, või nende seas, kes nende jälgedes käisid, võib öelda, et nad kasutasid oma kuulsust ja mõju selleks, et aidata juudi eluviisi populariseerida kui midagi, mida tavalised inimesed teevad. Hollywood kajastas edukate juutide soovi täielikult assimileeruda, kuid käsitles neid, kes seda ei teinud või vähemalt soovisid oma identiteeti olulise osana oma elus säilitada, inimestena, kes pidid kaduma. Kuid see taandumine juudi eripärasuse eest oli vaid eelmäng sellele, mis järgnes pärast seda, kui Ameerika vasakpoolsed võtsid omaks toksilised vasakpoolsed teooriad nagu kriitiline rassiteooria, intersektsionaalsus ja asumaa kolonialism, mis ekslikult sildistasid Iisraeli ja juudid valgeteks rõhujateks ning sionismi rassistliku fašismi vormiks. Pärast Hamasi juhitud Palestiina-Araabia terroristlikke rünnakuid Iisraeli kogukondade vastu 7. oktoobril 2023 ja sellele järgnenud ülemaailmset antisemitismi tõusu kadus toetus Iisraelile. Ja nördimust enneolematu juudi vihkamise kasvu või isegi 7. oktoobri julmuste üle oli kunstimaailmast harva kuulda, isegi selle kõige silmapaistvamatelt juutidelt. Kuid sellele reeglile on erandeid ja meil on hea meel, et üks neist on täna meiega. Jonah Platt on näitleja, laulja, kirjanik, lavastaja ja produtsent, kes on tuntud oma esinemiste poolest Broadway'l, filmides ja televisioonis. Aga alates 7. oktoobrist on tema peamine projekt olnud Being Jewish with Jonah Platt, tema taskuhäälingu saade. Ta kasvas Hollywoodis üles eduka produtsendi ja juudi kogukonnaelus aktiivse isa ning silmapaistva juudi aktivisti ja filantroobi emaga. Ta on võtnud endale ülesandeks edendada positiivset kuvandit juudi elust ning innustada suuremat suhtlust ja ühtsust juudi kogukonnas. Jonah Platt, tere tulemast saatesse Think Twice. Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh, et leidsite aega täna meiega liituda. Ma tahan alustada küsimusega. Mis ajendas teid pärast 7. oktoobrit keskenduma juudi olemisele? Kui tundus, et enamik loomingulistes kunstides tegutsevaid juute, kas toetasid rünnakut Iisraeli vastu või lihtsalt vaikisid? Ma vaidlustaksin teie väite teise osa. Ma arvan, et võib-olla need, kes olid kõige häälekamad, näivad justkui toetavat. Aga meil oli palju inimesi Hollywoodis, nii ekraanil kui ka ekraaniväliseid isikuid, kes, nagu minagi, on nüüd rohkem kaasatud kui kunagi varem. Ja ma ei taha kindlasti vähendada nende väga häälekate makabeide juudi sõdavaste teeneid, kes meil Hollywoodis on ja kes on selles hetkes tõesti välja astunud. Aga enda eest rääkides tead, see on minu elu tähtsaim hetk. Kindlasti ka meie eluaja tähtsaim hetk, vähemalt juudi kogukonna seisukohalt. Kui sa ei kavatse praegu oma juudi identiteeti omaks võtta ja selle eest seista ning uhkust tunda, siis millal sa seda üldse teed? Nii et minu jaoks ei olnud see tegelikult valik. See ei olnud teadlik otsus, et kas ma peaksin seda tegema või mitte, mis võiksid olla tagajärjed. Sellist mõtlemist polnud üldse, see olen lihtsalt mina. Asi on tõsine.
me näeme, et 7. oktoober oli õudus, mida keegi meist polnud kunagi varem näinud, vähemalt minu eluajal. Ja selleks oli 2 võimalust. Mõned tõmbusid sellest tagasi ja teised astusid selles olukorras esile. Ja minu jaoks polnud tegelikult mingit muud otsust. Ma lihtsalt järgisin, ma mõtlen Mark Cubani tsitaadile, kus ta ütleb, ära järgi oma unistusi, järgi oma pingutust. Ja see on mulle alati meelde jäänud. Ja minu pingutus viis mind just sellesse suunda. Lihtsalt minu energia ja aeg kulusid loomulikult just siia. Ja pärast mõnda kuud, mil olin väga aktiivne nii sotsiaalmeedias kui ka päriselus, vahetult pärast 7. oktoobrit tahtsin tõesti keskenduda oma aktiivsele juudi kogukonna eest seismisele. Ja sealt see taskuhääling olla juut alguse saigi, mis on minu põhituum, aktiivne ja positiivne sõnum, tead, need väärtused, mille eest ma tõeliselt tahan seista. Mitte ainult reageerida kõigele, mis praegu toimub, vaid tõesti mõelda, et okei, olukord hakkab rahunema. Kuidas see kõik edasi minnes välja näeb? Aitäh, et kuulasid Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun pane GNS'ile meeldib ja või telli kanal klõpsa kellukesele, et saada teavitusi ning anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice saatele on olemas ka Jonathan Tobin Daily taskuhääling, kus jagan sinuga rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nime Jonathan Tobin Daily alt GNS'i kanalil kõikides kohtades, kust sa oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Jah, ja ma arvan, et on õiglane öelda, et loomulikult on olnud palju juute, kes on sõna võtnud, kes on kunstivaldkonnas ja on teinud väga kiiduväärt asju. Aga ma kuulsin, eriti just neil esimestel nädalatel, kuudel, esimesel aastal, 23 aasta lõpus ja 24 aasta alguses lugejatelt küsimusi. Aga mis selle inimesega on? Aga mis selle inimesega on? Tead mis? Ma avastasin, et tegin seda ise. Ja ma olen alati olnud selline inimene, kes tunneb, et mida vähem ma tean oma lemmikartistide või lemmiksportlaste kohta, mida vähem ma tean nende isiklikust elust või uskumustest, seda õnnelikum ma olen. Ma ei ole tahtnud sellesse süveneda, sest tead, see ei tee sind tavaliselt õnnelikumaks. Õige. Me ei pea teadma, et sinu spordikangerane, kui sa olid väike poiss, oli vastik joodik või midagi sellist. Või kui tal on tõeliselt kohutavad vaated, mis sind tõeliselt õõvastavad. Õige. Kunsti eraldamine kunstnikust. Õige. Aga ma avastasin, et ma ise, vaatasin või sa vaatad sotsiaalmeedias ja tahaksid nagu sinna sisse sirutada ja neid raputada ning öelda, et kuule, see on tõesti oluline, see on ajalooline hetk. Ma mõtleksin tagasi nendele asjadele, mida ma lugesin juutide kohta Hollywoodis 1930-ndate lõpus. Ja ma tahaksin natuke rohkem küsida juutide ja kunsti ajaloo kohta. Aga ma mäletan, et lugesin sellest, kui suur kirjanik Ben Hackett, kes oli omal ajal tõeline superstaar, nii palju kui Hollywoodis kirjutajad üldse superstaarid olid, püüdis inimesi huvituma panna. Ja ta ei olnud eriti aktiivne juut. Aga ta kirjutas sellest, kuidas ta oli juhuslikult ajalooga kokku puutunud ja mõistis, nagu ta ise kirjutas, et minu hõim on Iisrael ning oli väga vihane nende teiste juutide peale, kes ei võtnud sõna. Ma tabasin end mõttelt, et miks sa siis midagi ei tee? Miks sa ei räägi? Kas sina tegid samamoodi? Jah, ma arvan, et see, mida ma olen hakanud nägema ja mis on tõesti selgemaks saanud, on see, mis juhtus Hollywoodis pärast 7. oktoobrit. Seal on nagu mitu erinevat kategooriat. Ma arvan, et see, mis frustratsiooni veelgi süvendas, oli vastastikuse puudumine. Ma arvan, et paljud inimesed tundsid, et kõigil neil teistel inimrühmadel on viimase 10–20 aasta jooksul olnud hetki, mil nad vajasid solidaarsust ja toetust. Ja Hollywood oli nende jaoks olemas olnud, olgu need juudid või mittejuudid. Ja siis, kui juutidel oli abi vaja, polnud kedagi kohal. Ma arvan, et see oli kindlasti suur osa sellest. See oli nagu, vau, ma tundsin, et olin olemas, kui sa mind vajasid, aga nüüd pole sind üldse siin. See puudumine oli tõesti sügavalt tuntav ja ma tean, et seda tundsid kindlasti ka inimesed tööstuses. Mind häirisid kõige rohkem mitte need, kes ei postitanud Iisraeli lippe,
vaid need, kes oktoobri 2. nädalal ei suutnud panna oma nime kirjale, mis ütles vabastage pantvangid, sest nad ei saanud või ei tahtnud sekkuda või mis iganes. Seda ma ei suuda kunagi mõista. Minu jaoks on see üsna andestamatu. Ma arvan, et lõpuks nägime me seda, et ükskõik milline oli sinu seos või osalus juudina, enne 7. oktoobrit oleks see üldiselt määranud, millist reaktsiooni me sinult pärast 7. oktoobrit oodata võinuksime, arvestades seda, kuidas need Hollywoodi inimesed reageerisid. Nii et ma arvan, et paljud meist vaatasid teatud juudi isikute poole, kes polnud kunagi juudi rahva eest sõna võtnud. Kes polnud juudi rahva eest sõna võtnud isegi headel päevadel, oleksid äkitselt pidanud seda tegema tõeliselt kohutaval päeval. Ja meid šokeeris, et nad seda ei teinud. Ja mingis mõttes ma kindlasti ei anna neile andeks, aga see on natuke nagu, mida sa siis ootasid? See inimene ei ole selle kogukonna aktiivne liige. See on keegi, keda me võiksime nimetada kaugenenud juudiks, kes on kindlasti juud sünni ja seotuse poolest, aga ei ela oma igapäevaelu mingilgi tähenduslikul juudi viisil. Ei tee midagi juudi eesmärkide heaks, ei praktiseeri oma judaismi mitte mingil moel. Ja nendelt inimestelt ei olekski pidanud ootama, et nad 7. oktoobril vajaduse korral välja astuvad. Mõnes mõttes olime meeldivalt, ma ei taha öelda üllatunud, aga oli tõesti tore näha neid inimesi, kes tõesti samastuvad ja tunnevad end kaasatud juutidena, kes võib-olla varem polnud nii häälekad, kuid nägid selles hetkes võimalust. Olgu, nüüd ma olen häälekas. Me nägime neid inimesi. Me nägime ka neid inimesi, keda ma just mainisin, kes polnud kunagi varem olnud häälekad, ei kavatsenudki seda olla ja jätkasid vaikimist. Ja siis on need, kes on nagu kuskil vahepeal. Ja need ongi need, kes on... Mind frustreerivad rohkem need inimesed, kes on rohkem kaasatud. Oleksid võinud rohkem öelda, aga mingil PR tundlikkusel või mis iganes põhjusel jätsid ütlemata. Ja need inimesed frustreerisid mind. Minu jaoks ei ole nii, et kogu Hollywood oleks üks tervik ja et te kõik valmistasite mulle pettumuse. Sest nagu sa ütlesid, mõne inimese lemmiknäitleja ongi vastik joodik. Mõned inimesed valmistavad sulle niikuinii pettumuse. Minu jaoks on asi nendes, keda sa tegelikult paremini tundsid. Sa oled varem olnud teiste inimeste liitlane. Nüüd on see sinu enda rahvas. Sa oled varem juhtinud juudi pidulikke üritusi. Kus sa selles küsimuses seisad? Need inimesed ajasid mind tõesti närvi. Jah, ma arvan, et mittekunstnike seas on arusaam, et ebapopulaarse asja eest väljaastumisel võivad olla tagajärjed. Ja ilmselgelt on Iisraeli toetamine nüüd ebapopulaarne seisukoht, kahjuks, moekates ringkondades, ja et sellel võivad olla tagajärjed. Ja ma tean, et ka teistes kunstivaldkondades, ma mõtlen, et klassikalises muusikas, on inimestel väga raske Iisraeli eest välja astuda. Need vähesed, kes seda on teinud, saavad, väga palju negatiivset tagasisidet. Aga ma olen ka kuulnud ja keegi nagu Jennifer Goodwin, keda sa oma taskuhäälingus intervjueerisid, ütles, et see ei vasta üldse tõele. Ja ta on tõesti. Ta on pärast 7. oktoobrit oma juudi identiteedile palju rohkem rõhku pannud. Üldiselt, kas see on ka see, mida sina oled kuulnud? Jaa, üldiselt ei ole mingit juutide musta nimekirja nende jaoks, kes Iisraeli toetuseks sõna võtavad. Seda lihtsalt ei juhtu. Ma ütleksin, et asi käib hoopis nii. See on palju rohkem seotud üldise äriga, teatud brändide või projektidega. Nad ei pruugi tahta olla seotud kellegagi, kes valjuhäälselt ja avalikult tõmbab tähelepanu mingisugusele probleemile, ükskõik millega seoses. See ei ole mingi juudi või Iisraeli teema. Mõned inimesed lihtsalt tahavad, et nad saaksid oma tosse müüa. Nad ei taha tegeleda kellegagi, kes toob mängu midagi muud peale selle, et ostke need tossud. Nagu näitlejanna, kes mängis lumivalgekest. Midagi sellist. Tead küll, keda süüdistati filmi läbikukkumises, mis ilmselt oleks niikuinii läbikukkunud, sest ta, hakkas väga valjuhäälselt vasakpoolseid vaateid avaldama. Õige, aga minu jaoks, nagu selles olukorras, polegi tegelikult oluline, mis see teema täpselt on. Kui sa valid mingi tulise teema ja tood selle vaidluse kommertsprojekti kaasa, siis inimesed ei taha seda jama. Jaa, ma saan sellest aru, sest sa üritad midagi müüa. See oleks samamoodi, kui sa trummeldaksid Iisraeli teemal ja samal ajal üritaksid seal üleval näiteks tosse või mida iganes müüa. Aga kui asi on selles, et ma olen suur Iisraeli toetaja, me ei saa seda meest palgata,
mina küll ei näe, et see juhtuks. Ja tegelikult, mida mina näen, on see, et kui sa korra pea tõstad ja käe püsti paned ning ütled, et jah, ma olen üks neist juutidest, kes Iisraeli toetab, siis leiad sa kõik oma inimesed kogu selles valdkonnas, kes on nagu okei, suurepärane, mida me koos teha saame. Milliseid projekte me kõik nüüd kiiresti üritame teha, müüa ja rääkida. Ja sa näed seda kogu tööstuses, alates stuudiojuhtidest kuni produtsentide, stsenaristide ja näitlejateni. Nagu kõik, keda see huvitab, on pärast 7. oktoobrit täiesti teistmoodi ärkvel kui enne 7. oktoobrit. Panused on kõrgemad, kiireloomulisus suurem. Ja vaata, nende lugude rääkimine ja tegemine on mitmel põhjusel raske. Aga mitte sellepärast, et keegi oleks musta nimekirja kantud. Mitte sellepärast, et meile ei meeldi Iisrael. Meile ei meeldi juudid. Me ei räägi teie lugu. Pigem, kui on raske seda lugu rääkida, siis meil on raske leida õiget talenti või midagi, et see juudi lugu ära rääkida. Näiteks Netflixi sari Nobody Wants This. Minu jaoks on see suurepärane näide sellest, mida me kõik Hollywoodis peaksime püüdma teha, mis on suurepärane. Romantiline komöödia, kaasaegne, suured staarid, väga kaasahaarav. See lihtsalt räägib juutidest ja sellest, kui väga juudid armastavad olla juudid. Hämmastav. Täiuslik. Kui sul ei ole Kristen Belli ja Adam Brody't oma seriaalis peaosades, siis läheb asi palju raskemaks. Ja võib-olla on sul raske seda inimest leida, sest nad on närvis, et tegu on juudi projektiga. See ongi see koht, kus võib selline probleem tekkida. Või see lugu, mida sa üritad rääkida, on, ma ei taha öelda liiga juudi, aga pigem on asi selles, et see pole piisavalt universaalselt köitev kui meelelahutus, et sellel oleks oma väärtus. Lisaks sellele, et see on lihtsalt oluline juudi lugu. Sest tootmine läheb palju maksma ja sul on vaja laiemat publikut, et oma raha tagasi saada, eks? Täpselt, see on ju turg, eks? Nii et see ei saa olla lihtsalt nii, et ma teen selle filmi 15 miljonile juudile planeedil Maa ja ma vajan, et igaüks neist seda näeks, et üldse midagi tagasi teenida, eks? See peab olema tõeliselt kaasahaarav lugu. Need on tõeliselt huvitavad tegelased. Ja muide, nad on juudid ning viis, kuidas nad räägivad, suhtlevad ja oma elu elavad, on juudi moodi. Just sellistele projektidele tulekski keskenduda. Ja nende kallal tehakse kulisside taga tööd. Ja inimesed tõesti töötavad nende kallal. Lihtsalt, see on praegu raske äri. Igatahes, asju on raske teoks teha. Nagu enamik inimesi teab, siis Hollywood muutub kiiresti ja originaalsete asjade tegemine on raskem kui kunagi varem. See kõik ongi lihtsalt hunnik erinevaid tegureid. Aga lühidalt öeldes ei ole ma kogenud mingit suhtumist, et see tüüp räägib Iisraelist, me ei saa teda palgata. Nagu ma enne mainisin, on juudid ilmselgelt mänginud olulist ja keskset rolli Hollywoodi, filmitööstuse ja hiljem ka televisiooni loomisel. Meie lõime selle. Jah, täpselt. Kuigi Hollywoodi muuseum ei tahtnud sellest alguses rääkida, aga jätame selle praegu kõrvale. Aga juudi elu kujutamine, välja arvatud erandliku ohvri või assimileerumishimulise rühmana, polnud miski, mida enamik Hollywoodi juute oleks tahtnud või milles nad oleksid end mugavalt tundnud. Tead, samal ajal kui antisemiidid on alati tahtnud kujutada Hollywoodi juudi institutsioonina, siis Hollywoodi juudid ise Hollywoodi kuldajastul ei tahtnud olla kuidagi juutide esindajad, isegi mitte nende kaitsjad. Nagu ma ütlesin, nagu Ben Heck avastas 1930-ndatel, ilmselgelt on 20. aastate Hollywood väga erinev. Aga kuidas sa arvad, et see ajalugu on mõjutanud juutide reaktsiooni meelelahutustööstuses 7. oktoobri sündmustele ja praegusele antisemitismi lainele kogu maailmas? Kas peale turutegurite on endiselt mingi kõhklus süveneda tõeliselt juudi loo jutustamisse? Tead, ilmselgelt ei muretse nad enam sellepärast, et nad ei sulandu ühiskonda, nii nagu näiteks stuudiote juhid 1930-ndatel. Aga kas sa arvad, et juudi lugude jutustamise suhtes on siiski mingi kõhklus? Jah, sa tabasid kõike täpselt ära. Ma mõtlen, et see, mida me täna näeme, on justkui 30-ndatest pärit pärandatud eetos, kus nagu sa välja tõid 30-ndatel ja taas ma tõesti mõtlen nii. Ma saan neist meestest aru. Ma mõistan, miks tollaaegsed stuudiojuhid muutsid oma nimed Shmuel Goldfishist Samuel Goldwiniks. Tead, see polnud niivõrd, et juudina olemine oleks olnud kohutav. Pigem oli see, ma olen nüüd ameeriklane. Ma olen siia kolinud Ida-Euroopast. Ma tahan olla osa sellest ühiskonnast. Me luume seda ameerikalikkust
ja tead, mis on huvitav? Muidugi on klassikaline Hollywood tõesti läbi imbunud juudi lugude jutustamisest ja moraalist. Lihtsalt neid ei nimetatud nii. Need polnud juudi lood. samuti oli palju juudi näitlejaid. Jah, tead muidugi, igal pool, aga mitte avalikult juutidena. ja tavaliselt kehastasid nad mitte juute. Tead, inimesed nagu Paul Muni, kes oli igat rahvust peale selle juudi, kes ta tegelikult oli. Ma saan natuke aru, miks see tol ajal nii oli. Ja ma arvan, et see, mida sa täna näed, on selle tundejäänuk efekt. Et me peame oma juutlikkust tahaplaanile jätma ja me oleme lihtsalt ameeriklased. Me oleme ja ma arvan, et see ongi nagu alus. Ja siis ma arvan, et sellest ajast peale on seda veelgi süvendanud see vaidlustamata hirm, et kui me oleme liiga avalikud. Nad ütlevad, et juudid kontrollivad seda ja juudid teevad toda, mille peale ma alati vastan, et nad ütlevad seda niikuinii, nii et me võiksime vähemalt sellest midagi saada. Tead, mul oli see täpselt sama vestlus Jason Alexanderiga oma taskuhäälingus. Ja ta sõnastas selle, ma nagu küsisin temalt, miks. Ta sõnastas, et ma arvan, et see on mingi hirm ja ma ütlesin, et nad ütlevad seda niikuinii, miks me siis lihtsalt ei teekski seda. Ja ta oli nagu, tead, ma ei olnud selle peale mõelnud. Tead, ma arvan, et seda pole vaidlustatud. Ma arvan, et suur osa sellest on päritud. Ma arvan, et see on lihtsalt viis, kuidas Hollywood on kaua aega toiminud. Me ei taha näida, et meie juhime, sest kõik ütlevad, et meie kontrollime seda. Nii et igasugust võimu, mis meil on, ei tohiks me tegelikult kasutada oma inimeste heaks. Me peaksime alati hoolitsema selle eest, et tõstame esile kõiki teisi, mis on suurepärane. On hea teisi toetada, aga meie ise ei saa sellest toetusest sageli osa. Ja siis jälle, ma arvan, et on oluline märkida, et paljud Hollywoodi juudid ei ole juba niigi aktiivsed juudid. Seega, kui oodata, et need inimesed hakkavad juhtima juudi projekte, edendama juudi prioriteete ja tõstma esile juudi hääli, siis nad ei tee seda. Nad ei näe end selles rollis. Nad ei pea seda oma vastutuseks. Tead, mind ei üllataks, kui 1 või 2 põlvkonna pärast on nende pered täielikult kaotanud oma juudi sideme. Need on sellised juudid, kes on usust eemaldunud. Paljud Hollywoodi juudid on sellised. Paljud Ameerika juudid, eks. Jah, ma tahtsin just öelda, et see ongi juutide seas kõige suurem demograafiline rühm, mida demograafid nimetavad usuta juutideks. Täpselt. Ütleme nii, et Los Angeleses on see minu teada umbes 40% või 30%. Nii et võiks arvata, et Hollywoodis on see protsent sarnane. Paljud juudid, kellest me räägime, ei loeta tegelikult juutideks selles mõttes, et neil puudub juudi vastutus või prioriteet selles tööstuses. Ja. See viib mind järgmise küsimuseni, mis minu arvates oli üks suurimaid arusaamu tänapäeva juutkonna kohta. Cynthia Oseki ütlus, et universalism on juutide omamoodi kitsarinnalisus. Ja Fee, see on midagi, mida tahaksin sinuga arutada. Universaalsete väärtuste hoidmine on ilmselgelt oluline osa judaismist, aga see pole kõik. Aga just see aspekt juudi tsivilisatsioonist näib olevat see, millest enamik Ameerika juute, kuna enamik meist kasvas üles liberaalsete poliitiliste ja sotsiaalsete väärtustega, suudab kõige kergemini kinni hoida. Ja see on aluseks paljudele headele asjadele, mida juudid on Ameerikas ja mujal saavutanud, kuid see on aidanud neid ka kaitsetumaks muuta, kui on vaja end kaitsta. Paljud neist juutidest, kes on oma juudi identiteedi omaks võtmisel kõige avatumad, eriti kunstis, näivad palju rohkem huvitavat teise inimese vaatenurgast kui iisraellaste või juutide omast. Mis on ühes mõttes suurepärane, sest see edendab dialoogi selle enda pärast. Kuid see ei aita tegelikult juute nende riigis kaitsta, kui see on piiramise rõngas ja üleujutatud mitte ainult kriitika, vaid ka verevalede ja delegitimeerimisega. Isegi pärast 7. oktoobrit tundub, et neil on väga raske seista juutide eest nii, nagu teised rühmad seisavad enda eest. Kas see on üks põhjusi, miks juutide reaktsioon praegusele kriisile kunstivaldkonnas on olnud, paljude kuulajate arvates nii pettumust valmistav? Ma arvan, et see on väga terane tähelepanek ja ma arvan, et vastus on jah. Ma arvan, et see on väga ameerikalik juutluse vorm. See mõte, et juutlus võrdub tikkun olam. Algus, keskpaik, lõpp. See ongi kogu asi. Ja loomulikult pole see kõik, mis juutlus on. See on kindlasti oluline osa juutlusest ja ilus külg, nagu sa ütlesid. Osa sellest, mis on teinud meist nii elujõulise osa kõigis ühiskondades, kus me oleme olnud, on see, kuidas me hoolime. Ma mõtlen, see on üks meie peamisi käske, mis tuleb juudi liturgias ja pühakirjas esile.
sadades erinevates vormides. Hooli võõrast, hooli lesest, hooli orvust, hooli oma vaenlasest, hooli sellest ja tollest. See on tohutult oluline. Punkt. Aga see pole kogu asi. Sul on vaja tervet paketti. Me oleme palju enamat kui ainult see üks väärtuste kogum, kui rääkida sellest, kes juudi rahvas on. Ja kui sinu kogu definitsioon sellest, mida tähendab olla juut, on sotsiaalne õiglus, siis sinu usk, sinu hõim pole tegelikult juudi rahvas. See on sotsiaalne õiglus. Ja sa lihtsalt paned sellele nagu kipad pähe. Ja mõtlen, ma vaatasin sinu osa Jason Alexanderiga ja ta on suurepärane. Ta on nii andekas ja ta on tõesti kogu oma karjääri jooksul juudi teemade kaitseks sõna võtnud. Aga ma arvasin, et oli huvitav, kui ta rääkis, kuidas ta oli kõhklev lihtsalt sõna võtma. Tead, lapse eest, kes oli pantvangis. Tead, vahetul pärast 7. oktoobrit. Aga ta tahtis rääkida lastest üldiselt, tead. Või vähemalt, tead, tal oli ebamugav rääkida ainult Iisraeli ohvritest, aga mitte Palestiina ohvritest. Ja ma olin nagu, tead, ma saan sellest aru, aga samas see pole ka see, mida keegi teiselt poolt mõtleks teha. Jah, ja ta ei ole ainus külaline, kellel on olnud sarnane tunne või kes on seda välja näidanud. Jällegi, see on ilmselt nende sees peaaegu vaidlustamata see instinkt tõesti avada nagu... Oota, ma ei aja siin ainult omade asja. Ma ei sea juute esikohale. Jumal hoidku, et ma oleksin ainult juutide poolt. Täpselt. Jumal hoidku, et keegi arvaks, et mul on, tead, lojaalsus mingile ühele inimrühmale rohkem kui teistele. Ja ma mõtlen, et on täiesti normaalne panna oma perekond elus esikohale, kui kõik muu on võrdne muidugi. Ja see ei ole ka nullsummamäng. Sa tead, sa võid teha pantvangile ühe video ja siis teha nii palju teisi videoid teistele, kui tahad. Aga ei peakski olema. Ma usun, et sa ei pea kõhklema ega kahtlema oma soovis olla oma inimeste jaoks olemas, kui neil on siin vaja. Ma arvan, et selles pole midagi, mille eest keegi peaks vabandama. See on täiesti loomulik. Ja taas, nagu sa ütlesid, mitte ainult selle konkreetse võrrandi teine pool ei tunne selliseid kõhklusi, vaid ka ükski teine grupp ei tunne neid. Sa ei näe, et Aasia päritolu ameeriklane ütleks, ei, Aasia ameeriklased on rünnaku all. Ma ei tea, kas ma peaksin midagi ütlema, sest ma pean teiste gruppide pärast muretsema. Kas nad mõtleksid, et kas ma olen nende jaoks piisavalt öelnud? Ei, see on pigem nii. Sa tuled minu vastu, ma seisan oma grupi eest. See on väga loomulik. On ebaloomulik tunda, et sa pead selle eest vabandama. Ja jällegi, see võib olla mõlemad korraga. Keegi ei ütle, et see peab olema nullsumma mäng. See pole nii, et kas mina või mitte keegi, aga on täiesti okei eelistada oma inimesi, oma identiteeti. See on loomulik. See on see, kes me oleme. Selles pole midagi halba. Jaa. Kui juba perest rääkida, siis me elame poliitiliselt lõhestunud kultuuris. Ma arvan, et igas juudi peres, nagu igas Ameerika pereski, on poliitilised erimeelsused. Samuti ka eriarvamused Iisraeli suhtes pärast 7. oktoobrit. Sa oled osa väga tuntud avaliku elu tegelaste perest, kes ei pelga oma arvamust välja öelda. Ja ilma, et ma tahaksin valusat teemat üles võtta, on su vend Ben võtnud Iisraeli suhtes avalikult väga erineva seisukoha kui sina või teie vanemad, kui ma tohin lisada. Kuidas sa nende erinevustega toime tuled? Kas on võimalik seda teha ülimalt olulistes küsimustes nii, et see ei kahjusta suhteid? Sest isegi kui te lepite kokku, et teatud asjadest ei räägi, ja ma arvan, et me kõik teame, meil kõigil on pered ja tead, tänupühal või paasapühal, siis on sageli kokkulepe poliitikast mitte rääkida. Ja kui sellist poliitilist vaherahu ei ole, siis tead, võib tekkida probleeme. Aga kui te ei räägi asjadest, mis teile mõlemale korda lähevad, võib selline vaikus viia arusaamatusteni sama palju kui vaidlusedki. Täiesti nõus. Nii et ma arvan, et jällegi, nagu su küsimused, sa peaaegu vastad iseenda küsimustele oma küsimustega, sest need on nii täpselt, Jonathan. Väga juudi asi on vastata küsimustele küsimustega. Jah, tead, sul on täiesti õigus, et mis iganes, kui sul on suhe, mis sulle korda läheb ja seal tekib lahkarvamus või erinevus, siis kui sa tahad seda suhet hoida, pead sa panema suhte esikohale. Ja kui sa paned suhte esikohale, siis see tähendab suhtlemist. See tähendab suhtlemist selles suhtes nii, et hei,
sa oled keegi, kes mulle korda läheb. ma tahan midagi selgeks rääkida. ma tahan olla kindel, et me mõistame teineteist. ma armastan sind. see on asi, milles me ei ole ühel meelel, aga sina oled ikka sina, mina olen ikka mina. me saame neist asjadest rääkida. ja ma arvan, et lihtsalt selle vestluse pidamine. ja tead, ma olen oma saates palju rääkinud sellest, kuidas pidada neid sügavaid pikki vestlusi. Ja need peavadki olema sügavad pikad vestlused. See suhe, millest ma räägin, ei ole mõeldud sinu manale ülikoolikaaslasele, kellele sa vahel Twitteris midagi kirjutad. See on hoopis midagi muud. Minu lakmuspaber on alati see. Kui sa ei kohtuks selle inimesega õhtusöögiks mitte ühelgi muul põhjusel kui vaidlemiseks Iisraeli või millegi muu üle, siis see ei ole see suhe, millesse sa peaksid praegu panustama või mida päästa püüdma. Aga kui see on keegi, kellega sa tegelikult tahaksid kohtuda ja koos olla, siis mine ja ole temaga. Anna endale ruumi. Pea vestlus, kus te mõlemad saate turvaliselt ja ausalt rääkida, kust te tulete ja mida tunnete. Ja kui te selle vestluse lõpuni jõuate, siis te ei pruugi teineteise meelt muuta. Ma leian, et üldiselt ei muuda vestlus kellegi arvamust. Tead küll. Aga te hakkate mõistma, millest teine lähtub. Ja see võimaldab sulle öelda, okei, ma saan aru. Nagu see inimene ei ole täielik hull koletis. Tead, ja nemad näevad, et ma ei ole mingi genotsiidi hull, nagu nende suurim hirm. Me oleme tegelikult lihtsalt inimesed, kes on mingil põhjusel jõudnud erinevate järeldusteni. Ja nüüd saame oma eludega edasi minna. Ja kui tahame sellest kunagi hiljem rääkida, siis saame seda teha. Me ei pea seda tegema. Tõenäoliselt me ei tee seda, sest me teame, et meil on eriarvamused. Ja me pigem naudiksime lihtsalt koos olemist, nii nagu me tavaliselt teeme ja hoiaksime seda suhet. Aga me teame, et tee on avatud ja ei ole seda varjatud mõtlemist, varjatud pinget, varjatud kahtlust. Et mida see inimene mõtleb, mida ta minu selja taga räägib, mida ta tegelikult sellest arvab. Sest sa oled selle välja öelnud ja siis saad selle justkui rahule jätta ning oma eluga edasi minna, ilma et peaksid võtma endale emotsionaalset vastutust selle inimese mõtete eest. Sa oled lihtsalt vastutav selle eest, et hoida suhet inimesega, kellest sa hoolid. Nii et ma arvan, et seda pole mitte ainult täiesti võimalik teha iga suurema lahkheli korral inimesega, kellest hoolid, vaid see on ka väga oluline. Ja see on elu tervendav ja toetav, kui seda teha. Ja vaata, jälle, kogu selle juures on oluline meeles pidada, et tantsimiseks on vaja 2 inimest, eks? Nii et ma mõtlen, kui on keegi, kes tõesti on liikunud nii hävitavas suunas, et nad tulevad sulle kallale, ei taha sinuga mingit tegemist teha ja räägivad sinu kohta kohutavaid asju. Ja tead, sa ei vaja seda. Nii et see saab toimida ainult siis, kui mõlemad inimesed tahavad, et nende vahel oleks suhe. Ja kahjuks mul on vedanud, et ma pole sellega kokku puutunud. Aga mul on palju tuttavaid, nagu ka sinul kindlasti, nagu enamikul juutidel tänapäeval, kellel kas endal või kellelgi lähedasel on see kogemus olemas. Neil on kohutavaid lugusid sellest, kuidas parimad sõbrad katkestavad suhted, teab küll, sest sa toetad Iisraeli, sinuga on minu jaoks kõik, mis on minu jaoks kahjuks. On arusaamatu, kuidas see saab juhtuda. See on nii julm. Aga selle vastu ei saa midagi teha. Kui keegi on nii kohutav inimene, siis see on tema probleem. Ja nemad peavad ise sellega elama, kas nad saavad öösiti magada või mitte. Aga loodetavasti oled sa olukorras, kus sa näitad oma haavatavust ja paned suhte esikohale, mitte vaidluse ega sisu. See ei käi selle kohta, et muuta kellegi arvamust. Ainus eesmärk on, kuidas me teineteist näeme ja hoiame sidet suhtes, mis meile korda läheb. Üldiselt loodan, et suudad seda suhet säilitada. Jah, ma arvan, et see on väga hea nõuanne. Ma arvan, et probleem on selles, et meie üldine kultuur liigub ja on liikunud hoopis teises suunas. Ma mäletan, kuidas kuulsin rabiidelt ja tead pärast 2016. aasta presidendivalimisi, et oli paare, kes lahutasid, sest nende tunded Trumpi suhtes olid erinevad. Ja ma mõtlesin, et see on nii hullumeelne. Ja on nii palju paremaid põhjuseid, miks abielupaarid võiksid vaielda kui poliitika pärast. Aga ometi, see on päris asi. Ja ma arvan, et see on jõudnud igasse teemasse. Aga kindlasti, kuna Iisrael on muutunud kultuuris nii keskseks teemaks. Ma arvan, et see surub inimesi nendesse negatiivsetesse suundadesse, kus nad tunnevad peaaegu, et nad kaotavad oma solidaarsuskaardi, olenemata sellest, kummal poolel nad on.
kui nad ei ole vihased sugulaste või väga lähedaste inimeste peale, kui nad nendega ei nõustu. Jah, see on võltsreaalsus, eks? Aga just seda sotsiaalmeedia teebki. See ongi praegu suur osa meie elust. See on virtuaalne või võltsreaalsus. Jah, ma mõtlen seda, et arusaam, nagu meil poleks mingit sõnaõigust selles, kuidas me omavahel suhtleme või et 2016 aasta tõttu ja ma olen nõus, et Donald Trumpi tõus tõi tõesti kaasa selle kohutava ebaviisakuse. Selles, kuidas me nüüd teame vastuvõetavaks üksteisega rääkimist ja üksteisesse suhtumist. Selles riigis ja suuresti kogu maailmas algas see tõesti viimase 10–15 aasta jooksul. Me ei pea seda enam ise tegema, sest see on justkui õhus. Me näeme teisi inimesi seda tegemas televisioonis, poliitikas, sotsiaalmeedias ja meie ümber. Me mõtleme, et ju siis nii tehaksegi nüüd. Aga me saame valida, et me ei tee seda samamoodi, nagu me justkui kaotame kriitilise mõtlemisoskuse. Asi pole selles, et me poleks võimelised kriitiliselt mõtlema. Me lihtsalt näeme, et paljud inimesed ei tee seda ja nii me lihtsalt läheme edasi, isegi alateadlikult muidugi, aga me ei mõtle, et ma arvan, et ma ei pea selles osalema. Ma võin lihtsalt midagi internetist lugeda ja eeldada, et see on õige ning hakata sellest rääkima ilma igasuguse kriitilise mõtlemiseta. Me peame jätkuvalt seda sõnumit kordama ja ütlema, hei, ei, sul on siin valikuvõimalus. Me võime lihtsalt omavahel viisakalt rääkida. Me võime näha üksteist inimestena. On nii palju rohkem asju, mis meid ühendavad, kui neid, mis meid lahutavad. Mida me tavaliselt nüüd teeme, on see, et me leiame selle ühe asja, milles me ei nõustu. See on nagu meil oleks kogu eine ees. Me oleme pearoa osas ühel meelel, me oleme magustoidus ühel meelel, me oleme eelroa osas ühel meelel, nii et on nagu üks hernes kõrvalroal, milles me ei nõustu. Ja me teeme kogu eine sellest hernest. Ja kui me ei suuda selles hernes kokku leppida, siis oled sa minu jaoks olematu. Ja see lihtsalt ei ole viis, kuidas head einet nautida. Ja me justkui loobume oma vastutusest selles osas, kuigi tegelikult saame valida, et käitume lugupidavamalt ja positiivsemalt. Nii et see tegelikult loob midagi head. Selle asemel, et lihtsalt vooluga kaasa minna ja lasta asjadel hääbuda ning laguneda vihkavaks retoorikaks, lõhestumiseks ja polariseerumiseks. Meil on siin valikuvõimalus. Me saame teha valiku. See ei ole loodusseadus, et inimesed peavad olema üksteisest polariseeritud ja vihkama üksteist omaette leerides. Keegi pole öelnud, et see peab nii olema. Jah, kultuur ongi sellises suunas liikunud. Ma tead. Ma tegin kunagi väitlussaadet koos oma vana sõbra J.J. Goldbergiga, kes oli kaua aega ajalehe Forward toimetaja. Ja me pidasime neid vasak-parem väitlusi. Aga selle mõte oligi see, et me olime vanad sõbrad ja suutsime viisakalt rääkida ning käisime sellega ringi üle kogu Põhja-Ameerika. Isegi, ma arvan, Jeršus, kus oli Rabi Volk. Aga selle juures oli huvitav see, et me vaidlesime Iisraeli ja igasuguste teiste asjade üle. Ja lõpuks tuletasime inimestele meelde, et neil on rohkem ühist kui neid lahutavaid asju. Aga sageli oli publiku reaktsioon see, et te ei ole ju tegelikult nii väga eri meelt. Ja siis me vastasime, et kas te ikka kuulasite? Me ei teinud muud, kui vaidlesime, aga nemad reageerisid toonile. Me ei karjunud üksteise peale. Me naersime koos. Me vahel ka tögasime üksteist, aga rääkisime lugupidavalt. Ja neid oli õpetatud mõtlema, et kui sa nii käitud, siis sa tegelikult ei vaidlegi. Õige, täpselt nii. See on nagu lihas, mida me unustame kasutada, aga see on meil olemas. Meil on see võimekus. See on meil alati olnud. Lihtsalt, nagu sa ütled, kultuur annab meile loa lasta sellel lihasel kärbuda. Ja seega peame pidevalt julgustama oma kaasinimesi ja kogukonna liikmeid seda lihast kasutama. Mitte ainult sellepärast, et see tundub hea või et see on õige asi, mida teha. See on parem kõigile. Ma mõtlen, et see on nii positiivne kogemus. Sellel pole ühtegi halba külge. Ei ole. Aga ma ütleksin, et isegi juudi kogukonnas ei ole enam selliste arutelude jaoks eriti turgu, nagu me oleme avastanud. Ma ei tea. Ma just vaatasin ühte toredat debatti. Ma arvan, et palju inimesi vaatas Darrow Horni ja Deborah Lipstadti debatti. Sapiri debatt sai ka palju tähelepanu. Jah. Ei, kuula. Ma ei ütle, et see on võimatu. Aga minu kogemuse põhjal tundub, et selle vastu on natuke vähem huvi kui varem.
lihtsalt sellepärast, et inimesed on kõige peale nii vihaseks läinud. Aga samuti, tead, jõuan oma järgmise küsimuseni. Üks asi on rääkida suhete ja pere tähtsustamisest, kui jutt käib erimeelsustest perekonnas. Aga kus me kogukonnana selle piiri tõmbame? Sa oled korduvalt rääkinud kaasamise olulisusest. Aga sellele võib vastuseks olla see, et kui meie ainus põhimõte on kaasamine, siis tegelikult tähendab see, et me ei seisa millegi konkreetse eest. Kus me peaksime kogukonnana piirid tõmbama? Sest kui ma olen oma ajakirjaniku karjääri jooksul midagi õppinud, siis seda, et kõik tahavad piire tõmmata. Lihtsalt ei olda ühel meelel, kuhu need piirid peaksid minema. Sian. See on ilmselgelt lai küsimus. Ma arvan, et isegi kui jooned on tõmmatud ja muidugi, nagu sa ütled, on igal asjal kuskil piir, peab uks alati lahti jääma. Ma tahan seda kindlasti öelda. Me peame alati jätma võimaluse ümber mõelda. Alati peaks selline võimalus olema. Kui ja millal oled valmis oma meelt muutma, on meie uks avatud. See on minu jaoks väga oluline. Aga ma ei arva, et see tingimata tähendab, et piiri pole ja kõik on alati teretulnud. Ma arvan jaa, ma olen sellest tegelikult rääkinud. Näiteks, toon sulle näite juudi organisatsiooni kontekstis. See küsimus tuli üles. Ma olin koos mõnede juudi organisatsiooni juhtidega. Kus me peaksime tõmbama piiri, kui rääkida antisionistlikest inimestest, kes töötavad juudi organisatsioonides? Ja mina tundsin isiklikult, et teil on igati õigus see piir tõmmata. Kui te olete juudi organisatsioon, mille missioon on mingil moel seotud juudi rahva edendamisega või teatud judaismi aspekti toetamisega või juudi rahva toetamisega, öelda, et kui sa oled mingil moel vastu juudi kodumaa olemasolule, siis see organisatsioon ei ole sinu jaoks. Mine jumalaga. Mine tööle kuhugi mujale, mis võiks sulle sobida. Kui sa meelt muudad, on meil sulle töökoht. Tule jumalateenistusele. Väga hea, aga sa ei pea siin töötama. Ja ma arvan, et see on täiesti košer. See on täiesti okei. Ma arvan, et sellised piirid tulebki tõmmata. Ja sinu sünagoogis, kui sa tead, siis nad tõmbavad need piirid ise natuke paika. Tead, kui me oleme sünagoogis, kus me loeme iga nädal Iisraeli riigi eest palvet ja palvetame Iisraeli sõdurite eest, siis kui sa oled see, kes muudab selle ebamugavaks või kui see tekitab sinus ebamugavust, siis tõmbad ise selle piiri, kas tahad jääda või lahkuda. Sünagoog ei ütle sulle kunagi, et sa pead lahkuma. Uks on alati avatud, aga kui sina... Või vähemalt peaks see nii olema. Vähemalt peaks see nii olema. Aga sina otsustad ise. Mina ei saa siin enam olla. See ei ole minu väärtused. Ja sina tõmbad oma piiri. Ja kui see pole sinu jaoks, siis mine jumalaga. Mine kuhugi mujale. Kui meelt muudaksid, on see siin olemas. Minu jaoks on see õige suhtumine. Kui meelt muudaksid, oleme siin. Aga kui sinu jaoks on midagi nii tähtsat, mis on vastuolus meie jaoks olulisega, siis võib-olla see koht ei ole sinu jaoks. Jah, ma arvan, et see on väga oluline punkt, sest isegi nii mitmekesises kogukonnas nagu juudid on küsimus selles, kas kõik on arutletav. Tead, on lihtne öelda, et me võime kõik eriarvamusel olla. Näiteks selles, millised peaksid olema maksumäärad. Aga kui asi puudutab ainsa juudi riigi hävitamist planeedil, kus elab pool maailma juutidest, ja kui seda käsitletakse kui midagi, mille üle võib vaielda, siis ma võin öelda, et olen valmis peaaegu kõiges vaidlema. Aga selles küsimuses ma ei taha vaielda. Jah, ma olen sinuga nõus. Ja minu täpsustus on see, et ma arvan, et eriti nooremate juutide puhul on oluline tagada, et nendes kohtades oleks ruumi. Et oleks võimalik vestelda, küsimusi esitada ja vastuväiteid tõstatada. Ma arvan, et see on tõesti oluline, sest kui me seda ruumi ei loo, siis me loome sisuliselt olukorra, kus on ainult kaks valikut. Kas sa armastad Iisraeli? Ja kui sa ei armasta Iisraeli, siis tähendab see, et sa oled teisel poolel, mis tähendab, et sa oled Iisraeli vihkajate poolel, olenemata sellest, kas sa tegelikult vihkad seda või mitte. Ja me ei taha seda vastandust luua. Me ei taha, et see oleks kõik või mitte midagi. Kas sa oled täielikult kooskõlas? Ma armastan Iisraeli riiki. Mis iganes see minu rabi jaoks tähendab, see tähendab ka minu jaoks. Või ma lahkun siit. Meil peab olema natuke kesktee, kus keegi saab tulla ja öelda, et ma tunnen end ebamugavalt. See sellepärast, et me teame, et inimesed saavad kogu aeg seda anti-Iisraeli müra. Kogu aeg nende ümber. Eriti nooremad inimesed. See on kõikjal sotsiaalmeedias, see on koolides, see on nende sõprade seas. Ja kui me ei anna neile võimalust tulla ja eksida või küsimusi esitada, siis me kaotame nad.
ja ma arvan, et on tõesti oluline, et me selle võimaluse looksime. Ja ausalt öeldes on ka täiskasvanuid, kes on samasugused. Täiskasvanud, kes ei saanud mingit haridust ja saavad nüüd sama. Nad saavad haridust praegu samal ajal kui nende lapsedki ja neile sisendatakse samu asju. Me peame tagama, et neil oleks võimalus oma muret väljendada. Aga päeva lõpuks ma arvan, et piire oleks 2. Üks on see, kas Iisrael peaks eksisteerima või mitte. See tundub minu jaoks üsna kindel piir. Me võime arutada poliitikat, Nagu ma ütlen, mitte keegi ei kritiseeri Iisraeli nii palju, kui iisraelased ise. Iga päev. Absolutely. Sellega pole meil mingit probleemi. Aga me peame nõustuma, et meie arvates peaksid juudid iseenda üle kontrolli omama ja neil on üks koht maa peal, millega meil kõigil on side. Ja et on olemas. Et on teatud taaskord nagu organisatsioonilised asjad, kus see pole kohane. Kui minu missioonilaus on, siis see on. Me tegeleme siin Iisraeli teemalise haridustööga ja korraldame korjandusi, et koguda raha ühele kibutsile Iisraelis. Ja kui see pole sinu teema, siis võib-olla pole see lihtsalt sinu jaoks õige koht. Ja me ei pea vaidlema selle üle, kas me peaksime kibuts Beeri jaoks raha koguma. Kui see sind nii väga häirib, siis see koht pole sinu jaoks. Jah, ma arvan, et see on tõsi. Ja ausalt öeldes arvan ma, et Iisrael või mitte, Iisrael on praegu tõesti ainus teema, mis üleval on. Küsimused selle kohta, kus piir peaks olema. Kõik need asjad, mis olid tõesti olulised 20 või 30 aastat tagasi, ei ole minu arvates enam eriti olulised. Ja kindlasti mitte pärast 7. oktoobrit. Mind huvitab, miks sa nii tunned? Ma tunnen nii, sest olen viimased 30 aastat olnud selle arutelu osa. Kas Iisraelil peaks üldse olemas olema, jah või ei? Ma arvan, et see on praegu ainus tõeline küsimus. Sest ma arvan, et pikka aega just kui juudi kogukond. Iisrael ise oli väga lõhestunud, küll, rahuprotsessi poliitika osas. Ja see kajastus ka aruteludes siin Ameerika Ühendriikides. Aga me tegelikult enam sellest ei räägi. Me räägime nüüd millestki palju elementaarsemast. Antisionism ei olnud midagi sellist, mida oleks arutatud või mis oleks olnud kuidagi normatiivne. Näiteks New York Timesi toimetuse veergudel 20 või 30 aastat tagasi see ei olnud normatiivne, aga praegu on see väga normatiivne. See ongi see, mida nad teevad. See ongi suurel määral selle arutelu sisu. Ja praegusel hetkel arvan ma, et see ongi ainus asi, millele me peaksime keskenduma. Ma mõtlen, sest just sinna me oleme jõudnud, sinna on sündmused meid viinud. Ma arvan, et minu arusaam on veidi erinev, kui kasutada sinu näidet, näiteks New York Timesi. Kui nad räägivad antisionismist, siis mina näen 2 asja. Esiteks näen ma seda sisuliselt vihaliikumisena. Ja tegelikult ei toimu mingit sisulist intellektuaalset arutelu ega diskussiooni. See on laimule rajatud juudiviha, nagu me nägime, et Nõukogude võim eelmisel sajandil tegi. Või on see sionismi valesti määratlemine, pidades seda silmas kui Bibi Netanyahu parempoolse valitsuse stiili riigi juhtimisel ja samastades kogu Iisraeli sellega? Ma usun, et kui me nipsutaksime sõrmi ja oleks täiesti teistsugune valitsus, mis teeks täiesti teistsuguseid asju. Ma arvan, et vestluse olemus muutuks. Kas ma arvan, et suhtumine muutuks? Mitte tingimata, aga ma arvan küll, et see, millest räägitakse, muutuks. Kui sa ei näeks valitsust, mida tajutakse vähemalt mingil määral, küll, kas siis võimaldavad või toetavad asunike vägivalda või omavad soovi võtta üle Gaza, Liibanon ja Lääne-Kallas. Vähemalt selline on selle praeguse valitsuse kuvand. Nii et ma arvan, et asjad võivad diskurssuse tasandil muutuda, kui selle aasta lõpus valitsus vahetub. Aga eks näis. Ma vaidleksin sulle selles osas vastu, sest ma ei usu, et sel aastal oleks võimalik valida ühtegi valitsust, mis seda muudaks. Ja ilmselgelt on iisraellased Netanyahu suhtes väga lõhestunud, kuid sõja suhtes nad ei ole lõhestunud. Nad ei ole tegelikult lõhestunud Iraani vastase sõja ega ka Hamasi vastase sõja suhtes. Teate küll. Ja lõppude lõpuks, kui Netanyahu on olnud võimul kõik need aastad, siis ta on võitnud nii palju valimisi.
see ei ole sellepärast, teate küll, see ei ole mingi vandenõu, vaid sellepärast, et teine pool on justkui oma argumendid kaotanud. ja teate küll, kui see ei ole Bennett ega Yair Lapid, siis nende poliitika sõja suhtes ei ole eriti erinev. ja ma arvan, et kui te vaatate lähemalt paljusid neist inimestest, ma toon näiteks New York Timesi, ma arvan, kes just võitis Pulitzeri preemia. Te võite vaadata nende kirjutajate nimekirja, nende ideid, toimetajad, kes just kirjutas selle Kas sa oled hull, eks? Raamatu arvustuse raamatust pundi kohta. Teate, põhimõtteliselt öeldakse, et igaüks, kes arvab, et sionism on keeruline, et Iisrael on juudi identiteedi lahutamatu osa, on hull. Ma ei usu, et nad seda teevad. Nad ei vaata ühegi Iisraelis valitava valitsuse peale heatahtlikult. Noh, ma mõtlen see viimane osa, mida sa just ütlesid, viitab sellele esimesele punktile, mille ma tõin. Ja minu jaoks on see lihtsalt veel üks juudi vihkamise vorm. Kui sa ütled mulle, et see on mõeldamatu. See on juudi vihkamise vorm, mida tegelikult New York Timesi toimetuse leheküljel varem ei nähtud. Tead, ajal, mil liberaalid vaidlesid konservatiividega, näiteks keegi nagu Anthony Lewis, siis nüüd on tema asemele tulnud need tüübid. Jah, see pole suurepärane, ma mõtlen, see ongi nii... Jah. Tead, antisionism. Me ei ole olnud valmis selle konkreetse juudi vihkamise vormiga tegelemiseks. Meile ei ole ühiskonnana, juudi kogukonnana õpetatud, kuidas see toimib, kuidas seda ära tunda. Ma mõtlen, et mina ei ole. Ma ei ole kindlasti esimene, kes seda ütleb. Aga tead, me oleme kogu oma aja ja ressursid kulutanud õpetamisele. Juudi viha võrdub holokaustiga, eks? Nagu see näebki nii välja, see ongi see. Ma tean, kuidas natsid ära tunda ja kui sa ei ole nats, siis ma ei tea, kuidas aru saada, kas sa oled juudi vihkaja või mitte. Ja me ei kulutanud aega, raha ega ressursse õpetamisele. Näiteks nõukogude antisemitism, antisionism ja kuidas see välja nägi ning kuidas juudid ise nõukogude Venemaal kaasati oma enda institutsioonide lammutamisse. Ja meil puudub see tunnetus, meil puudub mustrituvastus ning seetõttu toimub see praegu sotsiaalsete normide sees, mis ongi viis, kuidas juudi vihkamine sageli toimib. Ja me püüame praegu järele jõuda. Ma arvan, et see on väga oluline punkt. Lubage mul korraks filmide juurde tagasi pöörduda või vähemalt millegi juurde. Filmi puudutav küsimus aastal 2024. Te kuulusite juudi loojate rühma, kes kirjutasid kirja Ameerika Filmiakadeemiale, väljendades rahulolematust tolleaegsete uute Oscarite reeglite suhtes. Mis puudutab kaasatust, siis palusite, et juudid oleksid nende alaesindatud rühmade seas, keda need reeglid puudutavad. Ma ei usu, et te sellega väga kaugele jõudsite, kuigi te võite mind parandada, kui ma eksin, aga kas DEI saab? Mis praktikas? Olenemata sellest, kas mõned inimesed arvavad, et see on tõsi, teoorias käsitleb Iisraeli ja juute kui valgeid rõhujaid, mis ongi peamine põhjus, miks nii paljud progressiivsed inimesed on Iisraeli vastu pöördunud. Kas see saab tõesti juute kaasata, kui need, kellele see korda läheb, näevad juute kui rõhujate klassi osa ega pea neid tegelikult ohvriteks? See on, tead, nii keskne küsimus. Ma tean, et mu mustanahalised sõbrad ja liitlased peavad DEI-d enda jaoks ülioluliseks ja et sina. See häirib meid väga ja nad tunnevad end sellest sügavalt haavatuna. Kui nad näevad, et juudi hääled ütlevad, et kogu asi tuleks ära kaotada, mõtlevad nad, aga mis meist saab? Mida sina tead? Teisalt ma ei usu, et nad päris täielikult mõistavad seda, kuidas DEI-d on sisuliselt, nagu sa välja tood, kasutatud relvana. Nii et see välistab ühe maa väiksema etnilise vähemuse, mis on hullumeelne. Nii et mul on raske seda kuidagi ette kujutada. Kas on olemas versioon, kus meil peaks olema toimiv DEI õppekava või maailmavaade, kus mitmekesisus ja kaasatus hõlmavad ka juute kui mitmekesist etnilist vähemust? Absoluutselt. Kui sa mõistad, kes ja mis juudid on, sobituvad nad sellisesse raamistikku üsna loomulikult. Aga kui me jätkame maailmas seda täielikku arusaamatust, kes ja mis juudid on, nii läbi binaarse rõhuja ja rõhutatu narratiivi. Ja tead, sellega seoses see täielik vale sildistamine ja arusaamatus juutidest, nagu oleksid nad peamiselt rikas, valge Euroopa klass inimesi.
mis pole mitte ainult ebatäpne, vaid ei kirjelda isegi valesti enamikku maailma juutidest, kes ei näi isegi valgetena. See ongi nii hulluks ajav, tead, see ongi suur probleem. Nii et ma arvan, kui me saaksime lihtsalt lülitit keerata ja kogu maailm saaks aru, et juudid on tegelikult see Iisraelist pärit hõim, kes saadeti pagendusse ja hajutati üle maailma laiali. Ja nüüd, tead, ma ütleksin, et me oleme nagu Galapagose vindid. Me kõik areneme erinevatel saartel erinevalt tänu evolutsioonile. Meid hajutati laiali, nii et mõnel meist on pikemad nokad ja mõni peab sööma teistsuguseid pähkleid, sest me kasvasime üles seal ja teised kasvasid üles seal. Aga me kõik pärineme samast algsest seltskonnast. Ja see, tead, Iisrael, kus elab üle 50% meist, ei ole isegi enamuses nende inimeste seas, kes on pärit Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast. Täpselt nii. Need on elementaarsed, väga lihtsad faktid. Ja kui neid mõistetaks, siis jõuaks see ka DEI-ni. Ma arvan, et see ongi see puuduv osa. Ma ei arva, et DEI ise oleks parandamatu või katki. Probleem on selles, kuidas juute mõistetakse. See on katki. Ja kui me suudame selle parandada, võivad paljud muud asjad paika loksuda. Sellel avalikul juudi teekonnal, mille oled ette võtnud, mis on kõige üllatavam asi, mida oled oma kaasartistide kohta teada saanud ja kuidas nad on suhestunud 7. oktoobri järgse maailmaga? Ja mis on sind kõige rohkem pettumust valmistanud? Oi ja, see on suur küsimus. Vastan kõigepealt teisele küsimusele, sest see on ilmselt lihtsam. Ma mõtlen, mis mind jätkuvalt pettumust valmistab, on see, et inimesed loobuvad praegu oma vastutusest. Ja tead, see häirib mind. Ma ei arva, et kõik planeedil Maa peavad mäetippu ronima ja megafooniga juutidest rääkima ning juutide eest seisma. Aga ma arvan, et praegu peaks igaüks olema juutide saadik oma elus ja oma mõjusfääris. Ja inimesed peaksid kasutama oma oskusi, kirge ja mõjusfääri. Kasuta seda Venni diagrammi ja just seal peaksidki see mõju avaldama. See on natuke, tead, see on nagu eesõiguse ja laiskuse tunne, kui sa ei vasta selle hetke nõudmistele ja ütled, et küll see teine mees tegeleb sellega. Ma tead, olen siin, hoian madalat profiili ja teen oma asja, samal ajal kui teised inimesed tead, võitlevad minu eest. See on olnud pettumust valmistav. Ma lihtsalt soovin, et rohkem inimesi tunneks isiklikku vastutustunnet. Aga tead, see ongi inimkond, eks? Igal ajastul, igal hetkel mõned inimesed tõusevad esile ja mõned mitte. See on lihtsalt see, millised me liigina oleme. Me nägime seda 30-ndatel, me oleme seda iga kord näinud. Me näeme seda jälle praegu, aga see, tead, see teeb alati haiget. Ja kui rääkida sellest, mis mind on üllatanud, ma arvan, et mind on üllatanud, ma ei tea, kui ma peaksin midagi ütlema. Võib-olla see, kui positiivne see on olnud või võib-olla isegi kui üllatunud inimesed on. Mind üllatab see, kui positiivne see on. Või kui tihti ma teen midagi, mis minu jaoks tundub mitte ainult loomulik, vaid ka hea. Ja keegi ütleb selle peale, see on nii vapper. Ja ma pean selle üle korraks mõtlema. Ja sellest ma saan aru, et see tundub sulle vapper, sest sinu jaoks on selles mingi hirm. Aga minu jaoks ei ole selles mingit hirmu, sest tead, ma kardaksin palju rohkem kapis elada või kahetseda midagi 20 aasta pärast. Ja tagasi vaadates mõtleksin, et issand, ma olin argpüks või et ma loobusin oma vastutusest või elasin valet elu selle kohta, kes ma tegelikult olen, ainult selleks, et teistel oleks mugavam. See tundub mulle palju hirmutavam, kui olla mina ise tead, 24 tundi ööpäevas. See ei ole minu jaoks hirmutav, see on minu jaoks vabastav. See tundub mulle hea, see tundub mulle õige, see tundub mulle loomulik. See tõesti ei tundu nii. Ja ma ei ürita siin kuidagi tagasihoidlikult kiidelda. Minu jaoks pole selles üldse mingit vapruse tunnet. Minu jaoks on see tegelikult hoopis eemaldumine sellest, mis mind hirmutab. Näiteks kahetsuse tundmine või tunne, et ma olen ise ennast alt vedanud või oma perekonda alt vedanud või teinud midagi valesti hetkel, mil oleks pidanud käituma ausalt. See on minu jaoks palju hirmutavam. Ja et ma arvan, et mind üllatab võib-olla see, et see pole kõigi mõttemaailm. Jah, ma samastan sellega täielikult. Ma olen kindel, et samastud. Kes on need juudid, keda sa praegu imetled? Mind inspireerivad nii paljud inimesed. Tõesti, kuna see on hetk, kus kõik peavad panustama, inspireerib mind iga juut, kes sellele hetkele vastu astub.
tõesti, olgu sa juhuslik juut Iovas, kes ei olnud enne 7. oktoobrit eriti kaasatud. Ja nüüd alustad oma maakonnas 10 juudile juudi raamatuklubi. See on minu jaoks hämmastav ja väga oluline. Just niimoodi me sellest hetkest üle saamegi. Inimesed teevad selliseid asju. Ma olen Juudi Föderatsiooni riikliku noortejuhtide kabineti liige, mis toob kokku umbes 400 juuti 30. ja 40. eluaastates üle kogu riigi. Ja mind inspireerib väga mu kaaslased selles grupis. Ja tead, ma olen üks vähestest, väga vähestest, kes tegelikult töötab oma põhitööl juudi kogukonna heaks. Need on inimesed, kellel on tavalised töökohad ja muud tegemised, aga nad võtavad praegu vastutuse. Nad tahavad olla osa organisatsioonist, mis toetab juudi elu, kus nad võtavad juhtrolli, kus nad on kaasatud oma kogukonda ja oma juudi identiteeti. See on minu jaoks tõeliselt inspireeriv ja tegelikult ükskõik mis tasemel, milline mikrofon sul ka poleks. Suured mikrofonid inspireerivad mind, väikesed mikrofonid inspireerivad mind. See on lihtsalt inimesed, kes ütlevad Hinani. See ongi see, mis mind inspireerib. Hea tähelepanek. Ja see on hea koht, kus lõpetada. Jonah, aitäh, et täna meiega liitusid. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad sind, su tööd jälgida ning sinu taskuhäälingut vaadata või kuulata? Aitäh küsimast! Saate Being Jewish with Jonah Platt leida kõigilt oma lemmikpodcasti platvormidelt. Apple, Spotify, Amazon. Oleme ka YouTube'is. Oleme ka Jewish Broadcast Service'i telekanalis. Oleme eetris neljapäeva õhtuti parimal ajal ning kordused jooksevad kogu nädalavahetuse jooksul. Kogu selle info leiate meie veebilehelt beingjewishpodcast.com ja te võite mind jälgida kõigis sotsiaalmeediakanalites nime all Jonah Platt või Being Jewish Podcasts. See on suurepärane. Tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobini Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kust podcasti leiate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun vajutage meeldib ja või tellige GNS. Klõpsake teavituste saamiseks kellukese ikoonil ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, jätkake lugemist ja iseseisvat mõtlemist. Näeme teid jälle järgmisel nädalal.